Tere hommikust! On ka käes meie nädala toppise intervjuu aeg ja sellel nädalal oleme valinud ühe harukordse külalise kõige sellisemaks tähelepanuväärsemaks topiseks ja nimelt Lääne-Virumaal käivitus siis mis kuupäeval? Teisipäeval, jah, 17. jaanuaril tohutu inimotsing, sest et politseinikud otsisid Lahemaalt metsast siis teelt eksinud Hongkongist pärit rändurit ja otsisid talle öömaja. Nimelt jõudis meile siis üle Vene piiri üks Hiina mees, tahtis läbi Eesti kõndida Lätti, sealt edasi Leetu, aga eksis ta siis talvises metsas ära, kuigi polnud siis näinud ta elus ühtegi korda lund, oli ta ehitanud väikse okstest onni endale juba metsa, aga siis tuli hirm nahka ja helistas ta politseisse. Ja oleme nüüd maailmaränduriga toru otsa saanud, et tema käest paar küsimust ikkagi üle küsida. Halloo! Tere hommikust! Kas maailmarändur Jun? Mina olen maailmarändur Junn, jaa! Väga meeldiv ja rõõm on teiega nüüd rääkida. Kus te praegu viibite? Kas olete Eestist juba läbi ja otsaga Lätis? Ei ole, ma olen ikka Eestis siinsamas Lahemaa külje all Rakvere ühe politseiniku juures kodus. Nimelt oli seal siis selline situatsioon, eks, et teid leiti metsast ülesse, taheti viia siis ööbimiskoht, aga teil ei olnud nii palju raha, et hotelli tuba võtta ja siis üks hea politseinik võttis teid enda juurde. See on kõik üks suur vale. Ma ei ole niimoodi ennast väljendanud. Vaadake, ma ei uskunud, et Eesti siis seal patrullijate seas on sellised lontrused, et nad ei mõista normaalset hiina keelt. Meil oskavad juba Hiinas 2-aastased lapsed hiina keelt juba rääkida ja neid rääkida on väga palju ja ma eeldasin, et on olemas Eestis ka ikkagi politseinikud, kes hiina keelt mõistavad. Ja ma püüdsin nendele selgitada, et mitte ma ei ole eksinud, vaid tahtsin teada, kust saab osta endale natukene kakaod. Natuke kakaod tahtsite, jah. Aga miks siis just jala läbi Eesti ja miks siis just Lätti ja miks just talve ajal? Ma olen selline rändamishuviline ja siis ma panin Google'i otsingusse cool country, et inglise keeles, et leida üles mõni lahe maa ja siis jõudsin sinna Lahemaale ja midagi lahedat seal ei olnud. Seal oli arusaamatu mingisugune valge ollus oli maas ja ma pidin seal siis sumpama, et leida endale siis mõni ööklubi või koht, kus oleks äge. Jah, aga ei läinud nii hästi, eksisite matkarajalt Oandu, proovige öelda Oandu matkarada. Ja vaat ei tule välja, sellepärast teid kohe üles ei leitudki, jah. Oandu matkarajal eksisite ära ja siis metsas tegite väikse okstest onnikese endale ka lumeses. Kuidas see õnnestus? Ma lähen sinna tagasi veel, mul jäi pooleli. Seal ei ole ühtegi normaalset hoonet ja ühtegi klubi ja ma hakkasin ehitama sinna. Keset metsa ja niisugune klubi member zone'i. Seda küll. Ja jäi pooleli sellepärast, et need lontrused tulid ja kiskusid mind ära sealt. Ma olin vundamendiga jõudnud juba valmis ja hakkasin juba 4. korrust ehitama, kus on saunakompleks. Ja ma püüdsin nendele selgitada, nad ei saanud midagi arumust ja siis vedasid mind kuhugi ära, süüdistasid, et mul pole raha. Teate, Hiina on väga rikas riik. Meil on kõigil väga palju raha, ma ei usku, et ma pean raha kaasa võtma. Ma mõtlesin, et cool country on koht, kus on ka palju raha. Et ma ei pea enda oma kaasa alati võtma. Aga läks teistmoodi. Teil oli kõht ka tühi ja ma saan aru, et politseinikud kostitasid teid lausa Eesti rahvusroaga. On see nii? See oli solk. Selle nimi on hamburger. Selle nimi on solk. Ma palusin, et antakse mulle normaalsed toitupulgad, ma olen ise teinud suurest puust, öeldi, et see on tamm
ja hakkasin nõudma toitu, aga seda hamburgerit, seda ei saa süüa pulkadega. Tõesti, nii see läks, jah. Natukene kurb, et selline esimene kogemus Eestist jääb, selliseks, natuke halb maitse ikka, et suhu on nii või ei ole nii? Teate, te veel kuulete sellest. Ma olen kuulus tegelikult või tuntud, üsna tuntud tegelikult ise ka raadiodiitsei. Võib-olla teate, minu saatekõll on kahjuks peab tunnistama, et ei tea. Ei tea, kuidagi meie sellises, meie meediast ei ole väga teie raadioshow läbi kõlanud, aga nüüd, kui siis olen aru saanud, et plaanite sinna politseiniku juurde Kušetile pikemaks jääda, et siis juba varsti Lääne-Virumaalt hakkab teie uut raadioshowd kuulma, on nii? Jaa, Kušeti peal on politseinik. Ma ise tegin enda stuudio sinna... tema magamistuppa siis? Tema magamistuppa, jah. Mul on seal assistent ka, see politseiniku naine. Ja sealt nüüd teemegi niimoodi kahekesi showd. Laseme meeleolumuusikat, räägime Zodiakist. Väga mõnus, härra Junn. Vaatan, et oskate ikkagi elada. Hoolimata sellest, et tundub, et reaalse eluga kogemused kohati on sellised küsitavad, aga lõppkokkuvõttes olete ikkagi elumees, öeldaks meil selle kohta. Reaalne elu on segane mõiste. Mina lähtun ikkagi ainult Hiina vanasõnadest, nagu üks ütleb ka, et reaalne elu on nagu pesukaru. Kui sul teda pole käes, siis naerata alasti. Aitäh, härra Junn, aitäh! Palun!